tore alternatiiv lemmikharjutusele. Ehk siis sama asi, mis nagu lemmikharjutusega teed, aga lihtsalt paneme veel suurema hüppe siia juurde ja iga konkreetne vahetus saab nagu rohkem tööd, kui ta muidu oleks saanud. Ja see positsioonivahetus samamoodi on suurem ja teed nagu rohkem tööd. Ehk siis kui oled lemmikharjutusest ära tüdinenud ja viitsi seda nii palju teha, siis tee vähemalt üks lemmikharjutus ära ühe keele jagu, et sõrmed saada ilusti õige asendiga ja siis tee näiteks seda harjutust. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Kui palju teda teha? Üks variant on kuni siia 9. positsioonini, teine variant on, et esimene sõrm jõuab 5. Ehk siis sa teed nagu 4 erinevat hüpet. Mängin ühe variandi ette näiteks 3. keele peal. 1. Siiani ära. Ja siis 2, 2, 3. Ja siis. Ja korras. Ehk siis see on nagu lihtsam variant või siis teed lõpuni või siis nii kaugel, kui sa tahad. Peaasi, et sa teed teda, sest on kasulik. Sellel õppeaastal mul tekkis võimalus ja soov minna tagasi Ellerisse, Elleri kooli ja seekord ma olen seal 5. astme kursusel. Ja see 5. astme kursus on siis pilliõppe juhendamisele keskendunud. Mul on küll endal hunnik aastaid kogemusi ja mis mu põhieesmärk seal ongi see, et leida üles need asjad, kus ma saaks paremaks õpetajaks. Mis toimib, mis ei toimi ja veel mingisuguseid nippe, kuidas veel parem õpetaja olla. Ja lisaks on seal ka see, et ma käin ise erialatunnis oma õpetaja juures ja saan ise paremaks mängijaks, pluss siis saan toredaid harjutusi juurde. Kui sind huvitab ja tahad rohkem teada saada minu tegemistest Elleris, siis Kitarrikodu lehel pean sellel aastal ka sellist kooliblogi, ehk siis mis mul seal toimub, kuidas mul läheb, mis on keeruline, mis raske, mis tore, mis eriti head asjad mul seal meelde jäänud on ja mida teistega jagada tahan. Ehk siis tee harjutust, aga tule loe ka minu muljeid Elleri koolist. Head harjutamist!